Me oleme täna siin Tallinna vanalinnas tervishoiumuuseumis ja siin on aset leidmas näitus Mina kui superorganism. Ja nii nagu ühel siin stendil ka kirjas, Evelin, kas sa räägiksid, palun, milleks neid bakterid vaja on? No kõigepealt seletuseks, et superorganismiks teevadki meie bakterid, meie kehas, eriti keha õõnsustes ja soolestikus, aga ka naha peal elavad bakterid. Ja neid baktereid on siis kordades rohkem kui meie enda keharakke. Nii et kui nii võtta, siis meie keharakud pluss bakterid kokku on tõesti üks superorganism, aga kui me lihtsalt vaatame kaalu järgi, et meie enda rakud ja bakterite mass, siis me pigem oleme bakterid. Et meie enda keharakud on vähemuses, nii et kuna neid baktereid on nii palju ja nende tüvesid ehk neid eri liike on väga-väga palju, me täna ei oska isegi täpselt öelda, sest need kõik ei ole ju veel määratud, aga mina olen lugenud üle-eelmisel aastal ilmunud teadusuuringu põhjal, et praegu arvatakse, et umbes 1600 tüve ümber on siis erinevaid baktereid meie sees ja meie nahapinnal. Ja kuidas on siis seotud need bakterid, kes meis elavad ja inimese tervis? No me saame iga päevaga üha rohkem teada, kuivõrd palju me oleme nende bakteritega seotud ja kuivõrd palju just nimelt meie tervis ehk terve olemine sõltub nendest. Et meditsiin on ju tegelikult läbi aegade tundnud huvi rohkem patogeensete bakterite vastu ehk nende vastu, kes meile haigusi põhjustavad. Ja siis, kui leiti või avastati antibiootikum, penitsiliin esimesena, siis see imerelv päästis inimkonna väga paljudest epideemiatest, surmavatest epideemiatest, eks. Seetõttu antibiootikumid said väga tunnustatud ja üha laialdasemalt kasutatavateks ravimiteks, aga nüüd siis inimese genoomi kaardistamise käigus avastati, et meie kehas elab palju rohkem häid baktereid, kui me oleks iial arvanud ja hakati paralleelselt ka neid uurima ja nende uurimiste ja teadustööde käigus on saadud väga-väga palju informatsiooni, kuidas siis need head bakterid tegelikult sisuliselt osalevad enamus funktsioonides, meie terve olemise funktsioonides, aga mis meid võib-olla kõige rohkem võiks huvitada, siis loomulikult seedimises ja toidust energia kättesaamises on neil määrav roll. Aga täpselt samamoodi on nad seotud meie immuunsusega, sellega, kas me jääme haigeks või ei jää, kuidas me suudame väliskeskkonna mõjudega, stressiga, õnnetustega, muude selliste nii-öelda ohtudega meie tervisele, kuidas me suudame võistelda ja võita neid. See sõltub otseselt nendest bakteritest, kes meis elavad, liigirikkusest ja nende rohkusest ja ka meie tuju. Lihtsalt meie tujud ja ka võimekus olla õnnelik. Et serotoniin, eks ju, õnnehormoon, sellest enamus toodetakse meie soolestikus ja soolestiku tervis on otseselt seotud nende bakterite tervisega, kes meil seal elavad. Ja nende bakterite tervis omakorda sõltub sellest, kuidas meie elame ja mida me sööme. Kas me sööme siis midagi sellist, et ka nemad on õnnelikud ja saavad toidetud või me jätame nad nälga või laseme neil sootuks välja surra. Ja kuna nemad on elanud maa peal märgatavalt kauem kui meie, siis nemad on paremini kohastuvad, nii et nemad jäävad suurema tõenäosusega ellu kui meie. Ehk et kui me käitume halvasti, siis kannatame eelkõige meie. Aga kuidas siis tõsta endas siis kasulike bakterite tasakaalu võrreldes siis patogeenidega? No seal on palju võimalusi ja palju teemasid, et tegelikult kõik algab peale sünniga. Ja tänaseks me teame, miks on oluline, et beebi sünniks läbi sünnitusteede.
selle protsessi käigus saab ta kaasa oma heade bakterite stardipaketi. Kui ta sünnib keisrilõikega, siis ta seda ei saa. Et see on esimene väga oluline tervise marker ja siin näitusel on ka üks tend, mis siis seletab lahti ja kirjeldab seda, et kui beebil on väiksem variatiivsus või see liigirikkus on palju väiksem, kui see normaalselt võiks olla normaalse sünnituse käigus bakterite hulk ja liigirikkus, siis selle tulemuseks on allergiad. Ja samas laste allergiad on ju massilised, et see on väga-väga suur probleem arenenud riikides. Teine probleem on ka see, et me oleme oma keskkonna ja kodukeskkonna nii puhtaks desinfitseerinud, et sealt enam me omale baktereid juurde ei saa, häid baktereid, eks. Ka lemmikloomad näiteks toovad meile liigirikkust juurde meie bakterisüsteemi, nii et nad on selles mõttes head. Aga et kui ja loomulikult me kaotame ka häid baktereid, kui me ei tarbi kiudainerikast toitu, et nemad vajavad elutegevuseks eelkõige kiudaineid. Kui me oleme kaotanud mingid tüved, siis oma toidu nii-öelda kiudainerikka toidu suurendamisega me neid enam ei taasta. Ehk et üks võimalus siis bakteritüvesid juurde saada ja seda kogukonda seal võimestada on võtta probiootikume näiteks. Aga probiootikumid, nende turg on juba väga suur ja see, et kas ühest või teisest preparaadist me neid nagu tegelikult saame kätte ja kui palju me neid saame ja mis kvaliteedis, kas nad üldse on eluvõimelised, see on paljudel juhtudel küsitav, nii et need otsused, et missugust võtta, tuleb siis teha väga teadlikult. Ja loomulikult on oluline siis toit, et kui siin lääne meditsiinis on kaua aega väidetud, et toit ei tee sind haigeks ja järelikult ka toit ei tee sind terveks, otse vastupidi sellele, mida ütles Hippokrates, eks, et toit on sinu tervis ja kui see tervis kõigub, siis on toit sinu ravim. Siis täna nüüd nende bakterite, seda, mida me teame oma mikrobioomist ehk kõhubakteritest, et see on nüüd kõige elavam tõestus sellele, et toit otseselt mõjutab kas või nende bakterite kaudu seda, missugune on meie tervis ja me saame toiduga näiteks fermenteeritud toit, seesama Eesti hapendatud, juuretisega hapendatud leib on üks väga heade bakterite allikas, aga ka kõik teised fermenteeritud toidud, nende fermenteerimise käigus siis bakterid paljunevad, toodavad veel omakorda postbiootikume, häid igasugust head kraami. Nii et kõik need hapukapsad ja kimchid ja muud sellised ka fermenteeritud sojatooted on need, mis aitavad meil rikastada oma bakterite kooslust. Aga siis jah, et kiiremini ja efektiivsemalt saab siis häid probiootikumi sisse võttes, ma arvan. Kas sinul on hea kogemus probiootikumidega? Et räägi, mis muudatused või mis muutused sinust tekkisid? No mul nüüd ei ole väga pikk kogemus, eks, et ma tõepoolest võtsin ette, et ma proovin doktor Ohira probiootikume ja alustasin sellega vist kuskil mai keskelt sellel aastal, kevadel. Proovid ja mõte oli mul siis selles, et ma lähen vastu suvele, 3. aastat tegin Hiiumaal suvekohvikut, mis on väga intensiivne töö, 24/7, vähemalt 2 kuud järjest, mis on tegelikult ükskõik missuguse inimese väga-väga ära väsitab. Ja kui me oleme väsinud ja kurnatud, et siis meil hakkavad ka igasugused haigused kergemini külge. Rääkimata lihtsalt enesetunde kvaliteedist ja siis ma otsustasin, et ma siis võtan neid terve suve ja võtsingi.
ja tõepoolest väga selgelt nad mõjusid väsimuse peale, et ma ei tundnud sellist väsimust nagu eelmisel 2 aastal, väga selgelt. Haigeks ma ka ei jäänud. Aga seda ma ei saa ainult nende kraesse kirjutada, sest ma olen ju see inimene, kes käib läbi talve ja läbi suve ja iga päev ujumas meres. Et see on ka immuunsusele väga kõvaks toeks või selliseks tõstjaks, aga see enesetunne on kindlasti parem ja kindlasti kuidagi sellisem kergem. Ja noh, pigem võiks seda kirjeldada nii, et kogu see mina kui superorganism töötan hästi, mulle tundub. Nii et aga mul on endal ka kogemus juba olemas täiesti mitme tuttava inimesega, kes reaalselt on terviseprobleemidest abi saanud probiootikume võttes ja mis on selle juures oluline, on see, et on ka terviseprobleeme, kus probiootikume on kasutatud antibiootikumi asemel ja on terveks saadud ja see on ülioluline selles mõttes, et antibiootikum tapab ära nii halvad kui ka head bakterid ja et seda pärast taastada see erinevatel arvamustel ja uuringute järgi, see on päris pikk aeg ja võib-olla mõnesid tüvesid sa ei saagi kunagi tagasi. Ja lisaks sellele, et ta muudab need pahad bakterid siis lõppkokkuvõttes resistentseks antibiootikumidele, eks. Aga probiootikumidel ei ole kõrvaltoimeid. Nii et kui nendega saab ennast aidata, siis see vähemalt ei kahjusta, ei tee endale liiga, mis on väga-väga oluline tegelikult raviprotsessis. Üks põhilisi printsiipe. Suur tänu, Evelin, selle informatiivse kasuliku jutu eest ja siinkohal teeksimegi siis üleskutsega kõikidele Eestimaa inimestele ja ka väljaspool Eestit külastada Tallinna vanalinnas asuvat tervishoiumuuseumit, kus siis mina kui superorganism kogu informatsioon, kõik kasulike bakterite, patogeenide kohta ja kõike muud kasulikku siis siit leida võib. Ja siit leiab väga palju inspiratsiooni, kuidas me saame ise oma tervist heas õiges suunas mõjutada. Eesti keeles, vene keeles, inglise keeles, kõik on olemas. Ja mina teen aeg-ajalt oma kodus selliseid harivaid ja väga mõnusaid õhtusööke, kus ma räägin võib-olla mõne külalisega nendel teemadel, kuidas me oma kõhubaktereid saame toetada ja võimestada. Ja loomulikult me teeme selliseid gurmeetoite, mis ka neile väga maitsevad. Nii et vaadake Facebookist, mis Evelini kodurestoranis Roog kavas on. Ja, olete oodatud.